Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 25–31 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et ma loosin välja sellise paki kassitaro kaarte, nagu mul siin laual on, siis kui Musta kassi taro kanalile täitub 250 teljet. Siis ma teen selle jaoks eraldi video, mille all te saate oma osalemissoovist teada anda. Aga praegu läheme kaartide juurde, mis teile selleks nädalaks on välja tulnud. Esimene kaart on teil siin mõõkade 9. Mõõkade 9 minu jaoks on unetu öö. Mure millegi pärast, mille pärast teie ei saa magada. Aga ma ei näe selle mure põhjust, nagu sellist konkreetset mure põhjust ma ei saa hetkel aru, mis teil siin seda muret valmistab. Kõrval on tal karikate rüütel. Karikate rüütel tunneb rõõmu teenimisest. Tema tahaks nagu tööd teha ja teil on siin all olemas veel ka sauade rüütel. Tema tahaks kohe peale hakata. Et mingid ideed teil on olemas siin ülempreest rinna. Ülempreest rinna on selline kaart, mis räägib sisemisest tarkusest. Räägib sellest, et teil on absoluutselt olemas see enda sisemine tarkus, te ei pea mitte kedagi teist kuulama. Te võite täiesti juhinduda oma intuitsioonist, oma sisemisest tarkusest, vot nendest teadmistest, mis teil juba on. Siin on ka julguse ja jõukaart ja maailmakaart. Maailmakaart räägib mingi etapi lõpust. Vot julgus ja jõud kokku võtta ja midagi ära lõpetada oma elus. Selleks ongi julgust vaja ja seda tarkust, et kuidas seda lõpetada. Mingi etapp teie elus saab läbi. Siis saab alata midagi uut. Kui mingid uksed sulguvad, siis avanevad uued uksed. Need uued uksed ei saa meie elus enne avaneda, kui me pole vanu uksi sulgenud. See võib olla lihtsalt mingi lõpp, see võib olla kooli lõpetamine, see võib olla, ma ei tea, töökoha vahetus, see võib olla elukoha vahetus, see võib olla mingi asi lihtsalt, mis on ennast ammendanud, mis peab läbi saama ja siis saab hakata uus meie elus nagu uued uksed avanevad, uued võimalused tulevad. Võt midagi sellist on see maailmakaart, et julgus kokku võtta, et sellest mugavustsoonist ja rutiinist välja astuda. Teil on siin veel ka karikate 2. Vot karikate 2 minu jaoks on hingesugulase kaart. Minu jaoks tähendab karikate 2 sellist inimest kõrval, kellega koos nagu ühes rütmis hingatakse, kellega koos kõike teha on hea teha, kes mõtleb samamoodi, kes nagu mõistab poolelt sõnalt, kellega koos saab asju ajada. Hea ja kerge on sellise inimesega olla ja sellise inimesega, kui ta on meie elus olemas, siis nagu on see kindlustunne ka suurem. Et ta on selline, ta võib olla töökaaslane, mingi selline töökaaslane, kellega on lihtsalt niivõrd hea klapp, et lähetegi hommikul rõõmuga tööle, teete oma päeva ära, temaga koos saab kõiki asju teha. Tööaeg läheb kiirelt, töö lendab kiirelt, vot midagi sellist, hingesugulane on hingesugulane. See on selline inimenega, kellega koos hing õiskab sees. Keegi, kes vibreerib meiega ühes rütmis, ühel sagedusel. Et kui teil seda inimest veel ei ole, siis ma loodan, et ta teie ellu tuleb. Kas siin sellel nädalal või lähitulevikus, võib-olla te hakkate kedagi teise pilguga vaatama. Võib-olla teil on vaja julgust selleks, et selle inimesega juttu teha. Ma ei tea, milleks seda julgust teil vaja on, aga julgus kokku võtta, midagi ära lõpetada, eks seegi on julgus. Oma sellest samast mugavustsoonist välja astuda, kui on vaja. Ja kuna selle lugemise lõpetab see sauade rüütel ütleb, teeme ära.
Tema tahab hakata pihta, et no kui see on näiteks elukoha vahetus, siis tema tahab hakata kohe uues kohas remonti tegema. Kui see on töökoha vahetus, siis tema tahab minna kohe sinna uude kohta ja hakata seal asjadega pihta, tahab vaadata, kuidas need asjad seal käivad, mida tegema peab. Kui see on kooli lõpp, siis ta tahab hakata tööga pihta, on ju midagi õpitud. Mingisugune eriala võib-olla on omandatud, mingid kursused on läbitud, miks siis mitte nüüd pihta hakata. Hakata pihta sellega, mida õpiti. Isegi siis, kui te praegu ei tunne veel, et te selleks valmis olete või mõtlete, et pole tarkust piisavalt, ei saa hakkama, pole julgust, et sellega alustada. Tehke esimene samm ja küll kõik tuleb iseenesest. Uskuge mind, mina tean, millest räägin. Selline nädal tuli teile, kallid kaalud. Nautige seda nädalat ja nautige seda kevadet, neid ilusaid ilmasid, mis meil praegu on. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.